Abad, seal oli mingi jõhker action on. Aba! Otsas. Nüüd see kõik tamiil, mis ma sinna maha kirin, läheb seal sees. Ja siis... Drifting in my boat, catching fish. Drifting in my boat, not catching any fish. Tere tulemast Kaismaa Suurjärvel. Siuke paatsaun on seal täitsa perses. Grill on peal. Suur terrass. Siukse asjaga mööda järve platuitada pole paha vist. Päris epic. Võib isegi öelda, et too epic to be true. No nii. Päris suur nastik. See risk. Tahtsin natuke lähemalt filmida. Ja siis ta järsku ujus minema. Ülaus ehmatas. Süda niimoodi peksab. Bro. Väga hea, et ma telki kaasa ei võtnud. Ja ma leian siuks kohas magada. Ilmselt tarpi all, kus on augud igal pool. See on üks asi, mille peale ma ei mõelnud. Maod. Assa raisk. Päris värske tundub. Voobor kurva tegi mulle lihtsalt hunniku kasetohtu. Sääsed hammustanud veel ei ole, aga ma juba näen neid siin lendamas. Mul ei ole ühtegi sääse vastast ainet ka kaasas. Nii et vaatame. Võib-olla saab lõbus olema. Sealt paistab juba. Ma olin kindel, et keegi tuli paadiga siia. Ja mina kõndin üle terve järve. Ümber terve järve ja siis pean tagasi kõndima. Sest ma tean, et kui sealt, see on see koht, siis ma näitan. Tada! Olevaitse grill on ka alles. Ühesõnaga, ma tean, et eelmine kord me läksime sealt edasi mööda järve ja seal minu arust ei ole, esiteks seal saab tee otsa ja seal minu arust ei ole ühtegi katlusalust enam. Keegi on siin kala puhastanud. Ja keegi puhastab täna ka. Mina. See on üks ägedamaid kohti üldse, kus ma olen Eestis käinud. Ma leidsin selle täiesti juhuslikult, kui ma üks aasta siin kala püüdsin. See on tegelikult suht lapikud kohad ka, ma arvan, ma saan siia panna selle tarpi maha. Ma korraks mõtlesin, et äkki ma pean selle laua peale endale mingi magamisasja tegema. Siuke grill. Mingi rekka velg. See on täiesti idekas asi. All on augud, tuulutust ja kõike. Kui ma eelmine kord siin käisin, siis mul ei olnud paadil ankrut. Ja siis ma võtsin selle kuradi ginormous rekka veljandaga paati kaasa. Panin nööri külge ja kasutasin ankruna, aga siis
juhtus see, et ma viskasin ta vette, päris raske. Ja ta vajus kuskile muda alla. Ja mul oli siuke õhuke parakord. Ja paljaste kättega seda üles tõmmata, see oli siuke piin lihtsalt. Ma lootsin, et see on alles, sest ilma selleta oleks natukene kakulja siin oma vorste grillida. No homo. Mis sa teed, mumm? Issand, kas ta jäi kinni või? Jäigi või? Proov. Tüüp jäi kinni kuidagi siia. Või ei jäänud. Vaat. Oota, kes ta praegu paaritud minu nalfapudeliga või? Aba! Kas see raisk? Aba! Disgusting. Ühesõnaga, voldid selle tarbi niimoodi pooleks. Võtad selle nurga siit, võtad lahti, võtad siit, ülemise lahti, tood siia, paned selle vaia taha kinni, mis siin nurgas on, ja siis tõstan selle ülesse, panen sealt need kinni veel, siia vaja pulka, panen siia pulga, pingutan ta sinna nööriga ja see on korras. Umbes nii pikka ongi vaja. Nii. 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 Aga on selle kinni. Tundub täpselt siuke asi, mida madu näeb ja siis mõtleb, et peaks sinna sisse vaatama. Tee lemmik minimaja ärimees. Vähemalt minu minimajas ei saa surma keegi. Võib-olla veel. Ma ei tea. Tundub suht väk. Mis te arvate? Ilm on hetkel õnnistus, sest et kui praegu see jääks vihma, siis ma oleks completely fucked. Aba. Nii. Abadjats. Uks ette. See läheb pärast vaiaga siit kinni. Aga nüüd teine, ma ütleks isegi tähtsam projekt, mis tuleb ära teha, on üks uus asi, mis ma ostsin. Ärge öelge mitte kui midagi. Ma tean. Aga rasked ajad. No nii, see võtab küll 20 aastat aega. Stein alive, stein alive, stein alive. Suuga tegelikult ei ole vist hea täis puhkuda siukseid asju, sest et niiskus läheb sisse ja siis hakkab hallitama. Ma tunnen, et ma ei tohiks tegelikult nagu üldse viriseda või mõnitada seda paati, sest et nagu ma teadsin, mis see on. Tada! Ma vaatasin, et see on isegi haugi alammõõt peal minu jaoks. On veel never mind. Ma oleks võinud tegelikult siin sees isegi magada. Äkki ma magangi siin sees. Kahtlane värk. Ühesõnaga. No. 35 euri well spent. Aga mul on tunne, et ta juba
laseb õhku vaikselt välja. Vihma nagu ei lubatud, aga mulle üldse ei meeldi, mis seal toimub. Struggle is real. Minu fantastiline shelter. Roa. Täitsa perses. Ei lubanud vihma. Samas ma olen ise süüdi. Ta vihma ei lubanud, aga ta lubas pilvist ilma. Ja kui pilvine ilm Eestis näitab, siis see ilmselgelt tähendab, et võib sadama hakata. Selle paadiga saab järve peale minna. No siukse järve peale üldse oleks parem mitte minna sellega. Aga siis peab 0 tuult olema. Sest ma ei tea, kas vara hommikul või siis õhtul, kui tuul vaibub. Ma olen käinud siin järve peale suure 2 mäletab, palju see oli 2,80 äkki siuke korralik nagu PVC paat. Isegi see on nagu tuulelipp, on siuke suht lame põhi ikkagi. Keerutab ja tuul viib ära kogu aeg ja siukse käkiga peaks, ma ei tea, kuskil basseinis niisama lastega ujuma. Kuidagi peab havi välja tõmbama. Ma tean, et seal on need kõrkesed kohad. Nende ääres mul kogu aeg näkkas. Ma panen siia ühe video vahele, kus ma hakkasin haugi välja tõmbama, hakkasin niimoodi sabistama. Mul ei olnud kahvega mitte midagi. Ma tahtsin ta otse paati tõmmata, aga siis ma tõmbasin ühelt poolt paati, tõmbasin ta sisse ja siis ta lendas üle paadi risti vastu teisel pool seda paadi äärt ja siis kuks vette ja siis läks ära. Noh, läinud ongi. Sealt juba natuke päikest paistab. Kuna siin all on mingid okkad ja siuke pask, mis läheb kergesti põlema, siis ma teen nii, et esiteks ma lükkan siit okkad minema kõik alt, teen selle platsi puhtaks, siis ma toon vett, kastan selle kõik veega üle ja siis hoian terve grillimise ajal ka veepudelit lähedal. Siin ees on mingi jõhker action, ma ei tea, mis siin toimub, aga järjest hullemaks läheb. Minu töö on see havi välja tõmmata. Aba! Havi. Nii pisike. Havi. Sain havi kätte.
Bye bye. Proovime siit natuke veel. Natuke veel. Kohe peaks hakkama lõket tegema ja süüa. Õhtusöögiks on grillvorstid, kodujuust ja batat. Siuke tunne, et nagu haugidele meeldib see mulks, mis käib, kui lant kukub. Sest ma olen nii palju võtte saanud elus samal ajal. Kui lant kukub. No siin järves on üks asi veel naljakas. Näe, jälle mingi mulks käis siin. Et siin on, see järv on väga madal, nagu sealt kõik on siuke, ma ei tea, meeter või. Ja siis suvelt ta kasvab nagu täiesti kinni, siuke nagu kiht. Vetikaid tuleb pätsidena igale poole. Ja siis, noh, ma ei ole spetsialist. Ma püüdsin pöörlevaga enamus ajast. Ja siis pidi niimoodi kerima, et su lant, putsis on see vetika koht vist jälle, et lant liiguks täpselt selle vetika ja veepinna vahelt. Seal oli mingi, ma ei tea, 20 senti siuke tunnel. Assa raibe. Seal pool käis siuke mulks praegu. Jalgmärg õngega uktesse. Nii. Niisama. Miks ma enne seda juba ei teinud? Ma oleks kuradi mööda kallast liikuda. Aba! Otsas. Ahven või? Päris suur ahven. Ole võit. 3 konksuga kinni. Bro. Nii. Taha haiget teha sulle. Nii. Ja nii. Säherdune poiss. Pole õrna aimu palju ta kaalada võib. Nojah, siin ta läks. Loodan, et ta saab seda välja. Ma väiksena elasin mehikoormus. Suviti vanaisa juures. Ja siis ma sõin, nii kui vaheaeg hakkas, sellest ajast põhimõtteliselt, kui ma kooli tagasi läksin, sõin ainult kuradi suitsukala ja igast kuradi kalasuppe ja kõike, mis kalaga seotud. Vanaisa tegi räigelt head suitsukala. Ja siis ta tegi vahepeal ta ostis. Ma ei tea, see on ilmselt keelatud, siis ei teadnud mina midagi sellest. Peipsi kalamehed üles suhteliselt, ega neil ei olnud mingisugust kuradi alamõõtu või midagi. Kõik võeti lihtsalt mingid väiksed kohad, väiksed haugid, kõik asjad. Ja siis vanaisa suitsetas niimoodi, et väiksed kohad läksid suitsuahju tervelt ja väiksed ahvenad. Ma läksin iga hommik mingi 5 aeg kalale või 4 aeg. Ja siis võtsin need kaasa, nagu mingid beef jerky lihtsalt. Panin taskut kala täis ja ma mäletan, et need maitsesid hästi. Nagu, bro, mis asi see on? Vahepeal tekivad siuksed, Vahepeal tekivad siuksed sõlmed nagu, ma ei saa aru, kuidas see üldse võimalik on. Mine munni. Vahepeal see lahendab, aga siuke pask tekkis siia ja ülejäänud tamiil läheb lihtsalt läbi selle. Nagu, bro. Okei, mida iganes. See on tuleviku Arturi probleem. Ma ei viitsi praegu. Pean selle kuidagi landi välja tõmbama veel. Nii, siin on lant. Siin on see kuradi tamiil. Ilmselgelt siin peab sekkuma nuga. No nii. Siuke perse täis. Nööri lihtsalt prügikasti. Äkki peaks, mul on ju ole vait, mul tuli praegu meelde. Mul landi viskamiseks vist ei ole piisavalt tamiili enam. Aga mul on, ma ostsin täna ussi ja tõuku. Ja mul on, okei, uus plaan. See on siuke passiivne ka. Ma ei pea vahtima seda. Saan kuradi kaadri taga veipida rahulikult. Selle siit läbi. Mul on mingi üks sõlm, mis ma olen terve elu teinud. Ossa raisk, konks päris terav.
2, 3. Nii. Tina on otsas. Not safe for work. Õhtira. Väiksena vanaisa õpetas mind panema usse konksu külge niimoodi, et konksu ei tohi näha jääda. Aga ma näen, et inimesed panevad tõuka lihtsalt niimoodi. Nagu külg ees lükkavad peale hunniku. Here goes nothing. Ava. Õng maha. Veip ette. Pähklinäpp. Need pähklid maitsevad nagu need sihvkad, mis on pealt soolaga. Üks ägedamaid asju, mida looduses näha, on see, kui korgi püügiga hakkab näkkama. Aba! Meil on särg. Meil on kenake särg. Ei, rahu. Mister Särg läheb tagasi. Mine, aitäh sulle. Üks vähem panema, 2 tükki lihtsalt. Äkki on küll, panen ühe veel, 3 pakla. Võimalikult selle terava otsa juurde. Oi! Kuidas see nii sassi läks? Tahaks lihtsalt närvi minna ja selle pasa kõik nurka visata, aga ma tean, et ma tahan võib-olla hommikul kala püüda, mille peale ma lühikest elukest raiskan. Kõht koriseb juba mingi kuradi 8 tundi. Okei, see pole lihtsalt mitte midagi targemat teha kell 9 läbi 13 minutit õhtul. Kõik söömata ja joomata ja kusemata, pesemata. Tere! Minu nimi on Artur. Aba. Nii. Vikerkaar. Täitsa lambis. Kaks bataati fooliumisse. Ma ei kujuta ette kaua neid küpsetama peab, aga siia on mis veel tähtsam. Cheddari ja chilliga vorst ja kodujuust soola, kurgi ja tilliga. Vastasin, et keegi on jätnud siia reste, mis on minu jaoks fantastiline uudis. Selle siia puhdistama. Ja. Viskan vist nad äkki seesama abadets. Lihtsalt istun ja mõtlen tagasi selle peale, mille peale ma täna akut raiskasin, telefoni akut. Mul oli GPS, ja siis mul oli Spotify's podcast käis koos videoga. Nüüd mul on 13% akut alles. Nii et ma ei saa isegi, ma ei hakanud isegi guugeldama, kui kaua peaksid bataadid süte peal olema. Ma lihtsalt lasen neil olla, mis ma tahan. Mul võimalikult palju akut jääks selleks ajaks, kui ma magama lähen. Et ma saaksin oma podcast'e kuulata. Täna oli üle väga pika aja esimene edukas kalastuspäev. Ma ei tea, kas edukas saab öelda, et ma sain mingi üli alamõõdus haugi. Aga
see ahven oli päris suur. Ma oleks pidanud sellega tegelikult alles jätma. Ja see särg oli ka väga suur. Või noh, väga suur. Siuke. Võib-olla päris vobla särg ei olnud. Aga close. Homme ma ärkan nii vara kui võimalik. Ma ilmselt ei tea, mis kell ma ärkan, sest mul saab öösel telefoni aku tühjaks. Ja mul reaalselt ei ole vist mitte ühtegi teist asja, kust kella vaadata peale päike, aga seda ma ei oska teha. Ja ma ei saa isegi guugeldada, sest mu fucking aku on tühi. Ma saaks homme näiteks mingi, ma ei tea, 5 särge, kas või 3 särge või 3 ahvenat või 1 särg ja 2 ahvenat või 2 särge ja 1 ahven või 3 särge või 3 ahvenat. Ma võtan nad kaasa. Ma tahaks proovida teha prae särge. Ma täna veits hilja alustasin selle korgipüügiga. Aga kui ma homme näiteks hommikul hakkan kohe pihta, ma millegipärast arvan, et ma saaks kenakese hunniku kokku. Aga seda me näeme homme. Täna ma istun siin ilma telefonita, joon kurvalt oma Pepist ja loodan, mu telefon ei sure ära enne, kui ma magama lähen. Siis on oht, et ma üldse ei jää magama. Kui ma oma beebi unejutte ei kuule, tuleb kõht lihtsalt nii täis paakida, et silmad hakkavad kinni vajuma. Vorsti krematoorium. Cheddar tuleb kõik välja. Midagi toimub. No seal toimub väga palju. On valmis juba. Ma lihtsalt panin nad soojenema sinna. Kuni saab valmis batat. Vorstid batat. Vorstid batat. Vorstid batat. Vorstid ba. Tegin kahvli endale. Ja kui ma ütlen kahvli, siis ma tegin oksa teravaks. Ja on vist valmis. Jop. Choriz. Aba. Ütleme nii, et ta on ilusti läbi küpsenud. Tegelikult kui ma lõpuni aus olen, siis ta on igalt poolt suht natuke toores. Aga kui ma veel rohkem lõpuni aus olen, siis mul on täiesti pohhu. Kodu just. Ja peale. Nojah, pataat on jämlik. Pataat on ikka toores. Oleks peale kõige tähtsam unustanud. Vorst slash söötükk. Väga hea vorst on. Pole midagi öelda. Väga maitsev on kõik. Seal ikka panen ühe vorsti veel perse. Panen ülejäänud karpi ära. Lähen magama ära. Ma pean veel kontrollima, et mul telgis ei ole puuke. No puukidega peab vist leppima, kui nad seal on. Aga madu küll ei tahaks enam. No ütleme nii, et hetkel ma siin madu ei näe. Loodan, et tulevikus ka mitte. No. Ja teed Eesti rahvas. Päikest ei ole fucking saks, aga vähemalt ei ole tuult ka. Tere hommikust, Eesti rahvas. Päris soe oli. Palav isegi oli terve öö, ütleks. Magasin üli hästi. Näost on näha ilmselt jälle paistes. Ussur niisk. You fucking bastard. Arvan, et nüüd on aeg. Kus mu õng on? Seal. Hambad puhtaks ja õng sisse. Mis siin ikka?
Ma ei tea, ma eile virisesin selle uberiku üle, aga tegelikult nagu kui vihma ei saja, siis ma ei tea, mul ei ole ühtegi halba sõna selle kohta öelda. Ma oleks pidanud muidugi seda pinnast natukene paremini võib-olla valima enne, sest et see oli siuke üles-alla suht. Escargot. Tule välja. Don't be shy. Täna vihma jälle ei lubanud. 12 pidi päike tulema, 11. Aga vihma näitas 0%. Eks me näe. Eile pidi ka 0 olema. Tere hommikust, üraskid. Aba. See on see, mis meiega igapäevaselt tööpäevadel tehakse. Kuidas sina juba sassi läksid, ma ei saa aru? Opant on. Isegi natukene ei näkka. Kus on pish? Coffee time. Hommikusöögiks on siis 3-in-1 2-in-1. Eilne bataat, 1. Näeb suht nästi välja. No see ma lasin kauem küpseda. On jumala valmis. Sausage, cheddar, jalapeno ja keedumuna. Muna. Thanks, Bart. Mingil hetkel tunde järgi muna keetmine, sest mu telefoni aku sai tühjaks. Täna ei näkka. Ei näkka täna. Teate lapsed, ma ütlen teile ühte. Kui kala ei võta, siis võtab kalamees. Opa, näkkab. Ausalt näkkas, aga väike vist. Jälle. Nüüd näkkab paremini. Veab ka. Oba. Perse. Need on mingid fucking väiksed, ma ei saa. Ma oleks reaalselt pidanud ennast täis sittuma praegu. Mis iganes, kes iganes see on. Nagu vana sõi ennast pähklitest üle vist. No nii. Tere, mina olen Artur. Ma olen matkaja, kalamees, jalgmärg, mine munni, toidunautija, söötükk ja lihtsalt meeslaps. Ja tõestamaks seda against my better judgment. Nii, ma lihtsalt vaatan korraks. Wow. And off we go. Uskumatult hästi ma püsin tegelikult praegu ühe koha peal. Isegi keeruta seda paati. Tahtsin kuradi roostiku äärde saada. Ütleme nii, et siiamaani on see täiesti
äärmiselt tõsiseltvõetav paat. See ei ole mingi mänguasi, ma ütleks. No ta on. Aga ma arvan, et keegi kirjutaks mängu asja peale Condor Elite 2000. Landikarp ei võtnud kaasa muidugi. Siin paadis lanti vahetada on muidugi next level stupidity. Aba! Olemas. Väike vist. Aissa raisk. Suurem kui eile. Ei. Okei, nüüd on kõige ohtlikum moment. See haug võib mind põhja lasta. Nii haug, palun ole rahulikult natuke aega. Oba. Ussu raisk. Nii. Condor Elite 2000. Esimene havi. Bye. Räägin teile, Kaisma on maagiline koht. Kui isegi minusugune kuradi saab kalasid. Condor Elite 2000. Paneme siit läbi kuradi võpsi kohe. Läbi võpsiku. Nagu Rambo. Wow. Nii meeter äkki. Opa! Assa raisk. Tõmbas tonksaka ära. Hakkab tuul natuke tõusma ja siis ma kuradi hakkan keerlema siin kohe. Loodan, et teised kalamehed peale ei tule, sest kui nad seda tsirkust näevad, siis ma arvan, et ma olen kuskil kuradi märgatud Kaisma järvel grupis. Ai! Vaat, siukeste asjade pärast ma lasen ennast põhja olnud. Обалдеть. Ahvel? Okei. Siuke värk. Oi, tere. Palun natukene viisakam olla. Nii. Aba. Mine, kutsu oma suurem vend. Seal on kala. Seal ei olnud kala. Seal on kala. Seal ka ei olnud kala. Seal on kala. Seal ei ole kala. Seal on kala. Seal ei olnud kala. Seal on kala. Ja ka seal ei tundu kala olevat. Naljaks on see, et iga inimene, absoluutselt keda ma tean, oleks mu selle mõtte peale öelnud, et ma olen täielik idioot, et ma siukse paadi ostan ja mõtlen sellega kalale minna. Aga see töötab. See ei tööta väga hästi, aga see töötab täpselt nii palju, et kui palju mul vaja on. Nii et sellepärast tuleb teha lihtsalt seda, mis sa tahad. Mine munni. Ja see on muidugi tehtud plastikust, mis upub. Okei. Ma vist pean hakkama neid sõnu tagasi võtma, mis ma enne rääkisin siin. Kuidas ma niimoodi nüüd aidatan? Okei, ma arvan, et kalapüük on praegu läbi. Nii ei saa, et ma lükkan tagant. Aeruga. Ei saa. Selge. Võttega ja aeruga. Ei saa. Ma pean vist mitte nii kõvasti lihtsalt aerutama, siis ta liigub. Ja siis ta ei keeruta nii palju. Uskumatult 35 eurone paat. Ei pea vastu, kui seda käsitleda nagu 500 eurost paati. Tere, kui siukest sirkust keegi näeb praegu. Ainuke asi, mis praegu puudu on lihtsalt see, et ma landiga veel augu endale paati teen. Condor Elite 2000. Ostke see. Väga head aerud. Oh, sookurd. Tehke häält. Tehke häält, palun. Täitsa õige. Nii ägedad linnad.
Päevad häält ei teinud. Kui sa oled sookurg ja sa lendad kraatsiliselt ringi ja siis mingi siuke hälvik ühe aeruga oma oranžiks paadis liigub siksakiga oma laagriplatsi poole. Ma arvan, et ma pigem ka ei teeks häält, üritaks võimalikult kiiresti niisuguse inimese juurest nahku tõmmata. On nagu kalastusveteran. Lähed 2 aeruga kalale ja siis tuled ühega tagasi. Näen, nüüd ma näen neid veetikaid, kus mul kogu aeg lant kinni jäi. No, korras. Tere! Peab välja saamast kuidagi võtta. Обалдеть! Tada!